Bonjour, tere! Mina sooviksin teid täna viia Montmartre'i mäele. Montmartre on Pariisi üks vaieldamatu sümbol. Juba kaugele alt linnast paistavad valge kiriku kuplid ja valge kirik ehk Sacré-Cœur on Pariisi kaunistanud juba aastast 1919. Aga alustame siis algusest, kust kohast tuleb üleüldse see nimi Montmartre. Legende on erinevaid, aga üks on kindel, et sellel mäel hukati Pariisi esimene peapiiskop, kelle nimi oli siis isa Denis. Aga pärast, kuna temaga juhtus ime, ta võttis oma pea pärast seda, kui tal pea otsast ära löödi ja ta kõndis selle peaga umbes 6 kilomeetrit põhja poole ja seal, kuhu ta suri, sinna kerkib pärast kirik, mille nimi on Saint-Denis. Loomulikult isa Denis pühitsetakse pühakuks ja tänaseni te võite näha tema kuju paljudes Pariisi kirikutes. Montmartre ehk Märtrimägi. Montmartre on 18. linnaosa ja ta oli kunagi väga kuulus kunstnike kokkusaamiskoht. Kõigepealt valge kirik ehk Sacré-Cœur, see otseses tõlkes tähendab Jeesuse Püha Südame kirik. Basiilika ilmub alles peale Prantsuse Preisi-sõda ja see ehitus algab 1873. aastal. Konkursi võidab Paul Abadie ja Abadie ehitab valge kalasoomuse välimusega, näete sellised uhked kuplid ja ta on pigem selline Byzantsi stiilis ehitis. Seal puuduvad gooti elemendid. Kirikus on käinud jumalateenistus algusest peale 130 aastat ja see kirikuteenistus käib nii öösel kui päeval. Inimesed, kes panevad ennast kirja öisele missale, jumala palvusele, need ööbivad tavaliselt kiriku taga olevas külaliste majas. Kiriku fassaadil te näete 2 ratsanikku, üks nendest on Jeanne d'Arc, kellel on mitmeid monumente Pariisis ja teine on kuningas Louis IX ehk Louis Püha, kes ostis Pariisile Jeesus Kristuse okaskrooni ja üleval te näete Jeesus Kristust, kes õnnistab Pariisi linna ja kõiki neid inimesi, kes sinna kirikusse sisenevad. Me oleme 132 meetri kõrgusel. Kui te soovite minna Sacré-Cœuri torni, kõige kõrgemasse keskel asuvasse torni, siis te võite seda teha. Sinna viib 300 trepiastet ja sealt avaneb hingematvalt kaunis vaade kogu Pariisi linnale. Edasi me liigume juba kunstnike väljaku poole. Place du Théâtre ehk kunstnike väljak, möödume paljudest suveniiripoodidest ja mõnedest kabareedest. Nimelt Pariisis oli Le Patachou hästi kuulus kabaree omal ajal, kus oma viimase esinemise tegi Edith Piaf ja seal laulsid ennast kuulsaks Georges Brassens ja Jacques Brel ja Charles Aznavour. Kahjuks enam seda vahvat kabareed enam ei ole, see suleti 70. aastal, küll aga sinna sisehoovi võib sisse minna ja me näeme siis väikesi plakateid, mis näitavad meile, kus kunagi asus kuulus kabaree, kus lauldi. Selle kabaree nimi oli Patachou. Enne kui me jõuame kunstnike väljakule, me möödume Pariisi vanimast kirikust. Oleme jõudnud Tertri väljakule, Künka väljakule, kus keskel töötab igapäevaselt 360 kunstnikku. Ja selle väljaku ääres asub ka üks väga põnev galerii, kus on palju kaasaegset kunsti ja kus te võite osta ka täna Salvador Dalí originaalloomingut. Siis te näete mitmeid kohvikuid, üks nendest on äärmiselt kuulus. Selle kohviku nimi on Mère Catherine, sellepärast et kui 1814. aastal Vene tsaar Aleksandr I tuli Vene armeega
Prantsusmaad vallutama ehk Pariisi võtma, siis nad peatusid Montmartre'il, sest Montmartre ei olnud veel Pariisi osa. Seal olid palju odavamad söögikohad ja joogikohad ja kui vene kasakad tulid Pariisi Montmartre'ile, siis nad avastasid, et seal on kõik nii tore, et palusid Aleksander Esimeselt avanssi mitme kuu eest ette, et seda raha siis mõnusalt kulutada seal kohvikutes ja muudes asutustes. Ja Aleksander Esimese kasakad istusid siis selles kohvikus ja nõudsid kõvahäälselt kiiresti süüa ja juua, hüüdes siis vene keeles võstra, millest kujunes välja söögikoht, kus saab pisut kiiremini süüa kui restoranis ja selle söögikoha nimi ongi siis bistroo. Nii et Pariisi esimene bistroo, La Mère Catherine, kus siis tänaseni on võimalik istuda, nii nagu kunagi kunstnikud käisid ja istusid seal teisel korrusel ja esimesel korrusel ja veetsid aega. Et quand il est jaloux de ses millions d'amants, et gronder sous nous son tonnerre éclatant. Kui me liigume edasi treppide suunas, siis tuletan teile meelde, et 38 sellist tugeva tõusuga treppi on Montmartre'il, nii et Montmartre'il jalutades peab arvestama, et tuleb liikuda palju üles-alla, üle 2300 trepiastme on kõik kokku. Ja kui me läheme nurga taha, me näeme Salvador Dalí muuseumi, kuid Salvador Dalí ise seal kunagi ei elanud, aga siiski selles muuseumis on välja pandud tema mitmed tööd, nagu näiteks see töö. Siis me läheme nurga tagant mööda paljudest kohvikutest ja jõuame sellisele ristteele, kus on väga põnevad kohvikud, Le Consulat ja Aubonne Franquette ja kuulsad kunstnikud, Claude Monet, Sisley, Maurice Sutrillo, Renoir, kõik nad istusid nendes erinevates kohvikutes, jõid absinti ja rääkisid elu üle. Kui me läheme mäest alla, siis me kaugel näeme juba roosat maja, aga enne veel on seal juttu Van Goghist, kes elas samamoodi 1886 kuni 88 Pariisis Montmartre'il. Ta elas seal koos oma venna Theoga, kes toetas teda rahaliselt ja Van Gogh leidis, et Pariisis ei ole küllaldaselt valgust ja kolib ära hoopiski Lõuna-Prantsusmaale valgust ja päikest otsima. Meie aga läheme edasi ja näeme väikest kitsast tänavat, mis viib meid Montmartre'i muuseumini, kus elas selline mees nagu Renoir ja lisaks sellele elas seal ka Susan Valadon oma poja Maurice Sutrilloga ja Susan Valadon ja Maurice Sutrillo elasid ühtlasi ka selles roosas majas, mis meil siin nurga peal on, kus asub praegu kohvik. Ja üldse, kui te vaatate natuke ülesse poole, siis te näete, et avara valgusega stuudiotes praeguseni elavad nendes ruumides tavaliselt kunstnikud. Läheme natukene veel allapoole ja me näeme Pariisi ainukest viinamarja istandust. Pariisis oli vanasti hästi palju viinamarja istandusi, küll aga praeguseks on säilinud ainult üks ja see ongi siinsamas paremat kätt ja siin te näete siis siin kasvatatakse kahte viinamarja sorti, üks on Gamay ja teine on Pinot Noir. Otse viinamarja istanduse all on aga hüppav küülik. Hüppav küülik on põneva ajalooga kabaree. See on kabaree, kus ei tantsita, vaid see on pigem sõna- ja lauluteater. Ja Lapin Agile on koht, kus omal ajal veetsid aega nii Picasso kui teised kuulsad kunstnikud. Täna võite minna sinna sisse, olla üks 50 pealtvaatajast ja osalejast. Inimesed istuvad ümber laudade, oleks nagu külla tulnud sõpradele sünnipäevale ja kui eeslaulja võtab kätte ja laulab mõne kuulsa šansooni, siis kõik inimesed laulavad talle järgi, kes saalis.
tagasi minema mööda sedasama teed, kust me tulime ja keerame Roosa maja juurest paremale. Minu meelest on see üks kõige romantilisemaid tänavaid kogu Montmartre'il, mis viib meid Dalida väljakule. Dalida väljakul asub Dalida püst. Tuletan teile meelde, kes oli Dalida, sündis Egiptuses, isa oli tal orkestrant ja iseenesest on tal ka veel Itaalia juured. Ta laulis koos Alain Deloniga kuulsaks laulu Sõnad, need on ainult sõnad ehk parole. Dalida elust räägin ma tavaliselt pikemalt, kui me tuleme siia jalutuskäigule. Küll aga Dalida maja kõrval on väga huvitav veski. Enne kui me läheme tutvume kuulsa punase veskiga, sooviksin ma teile rääkida sellest peenjahuveskist. Peenjahuveski ehk Moulin de la Galette. Moulin de la Galette on selline veski, kus toimusid tantsuõhtud ja sellest ühest tantsuõhtust on meile oma pildiga teada andnud ka kuulus kunstnik Renoir. Ma pean siinkohal mainima, et Renoir, kellel ei olnud kunagi paha tuju, kes isegi siis, kui tal olid väga suured raskused või probleemid, ta mitte kunagi ei pannud neid raskusi ega probleeme oma maalidele sisse. Nii et positiivse alatooniga kunstnik ja teda me võime siis Orsay muuseumis palju kohata. Siin te näete pilti, mis on tehtud selles samas Moulin de la Galette'is. Kui me läheme nüüd edasi otse alla Dalida majast kõrvale, siis me näeme mitmeid selliseid maju, kus vanasti olid siis kunstnike stuudiod ja jõuame Bateau Lavoirini ehk kohani, kus kunagi elas Picasso ja maalis oma kuulsa maali Avignoni tüdrukud. Picasso tuli Pariisi puruvaesena aastal 1900 ja 1904 asus ta elama siia Bateau Lavoiri ja elas aastani 1910. Ja pärast seda kolis ta juba Montparnassi. Kui me nüüd liigume edasi, siis me jõuame varsti Abessi metroojaamani, kus oleks väga kena vaadata korraks üles ja näha Jugendstiilis ehk siis Art Nouveau stiilis metroo sissepääsu. Need on eriti kaunid metroo sissepääsud, mis on tehtud aastaks 1900, täpselt maailmanäituse ajaks, kui Pariisis hakkas käima esimene metroo. Kui me nüüd siit jalutame 2 sammu edasi väikesesse parki, siis me näeme, et siin on üks sein, kuhu on erinevates keeltes kirjutatud Ma armastan sind. Aasta 2000 on oluline sellepärast, et Pariis siseneb 3. aastatuhandesse ja iga linnaosa valib endale mingisuguse kunstiobjekti ja Montmartre valib loomulikult armastuse seina, kuhu siis kirjutatakse 311 erinevas keeles Ma armastan sind. Kui me liigume selle seina juurest mööda Kohvikute tänavat alla, siis üsna peagi me kohtame sellist tuttavat kohvikut, mille nimi on 2 veskit, sellepärast et see kohvik asub mäeveerul täpselt 2 veski vahel ja selle kohviku nimi ongi Aux Deux Moulins ja see kohvik on koht, kus filmiti kunagi kuulsat filmi Amélie ja tegevus toimuski selles samas kohvikus. Me oleme teiega Le Pic tänaval ja see on Montmartre'i kõige pikem tänav. Kujutage endale ette, kuidas kunstnikud üles Montmartre'i mäele kõndisid, et minna maalima, kohtuma ja sõpradega suhtlema. Kui me oleme jõudnud Montmartre'i ja Pariisi piirile, selleks on Boulevard de Rochechouart, siis me näeme paremat kätte punast veskit. Miks punane? See on kõige kuulsam kabaree, kuigi kabareesid oli juba Pariisis ennegi. Sellepärast, et värv punane viitas punastele laternatele. 1889. aastal, samal ajal kui Pariisis ehitatakse Eiffeli torn ja toimub maailmanäitus, 5. oktoobril otsustatakse ja teha kabareteater. Joseph Oller, selle teatri omanik, lubas pariislastele, et nüüd te saate nägema midagi, mis on palju vägevam kui ooper ja kutsus kogu alllinna rahva avamispeole. Loomulikult ei julenud ükski daam tunnistada, et ta sellele üritusele ka läheb,
punaste laternate tänav, boheemlaslik elulaad, vaesed kunstnikud, vaesed modellid, mitte midagi sellist, kus oleks glamuuri, kus oleks seda Pariisi, mida on nad harjunud juba tarbima Pariisi kesklinnas. Küll aga olid nad kõik kohal 5. oktoobril punasel vaibal, sellepärast et kõik olid uudishimulikud, kes tuleb sellele avamispeole ja mis selga pannakse. Sellest ajast peale võib öelda, et Moulin Rouge on edukalt toiminud Pariisis. See on varieté teater, kus on kõrgel tasemel endised baleriinid. Alguses loomulikult olid seal tütarlapsed, kes tantsisid suhteliselt isetegevuslikult ja praegusel hetkel on Cancani esitantsija Kasahstanist pärit Olga. Kõik on endised baleriinid, peavad olema vähemalt 1,75 meetrit pikad ja loomulikult peab neil olema väga hea ettevalmistus, sellepärast et igal õhtul tantsitakse 2 etendust. Ja siinkohal on paslik tuletada teile meelde tantsu Cancan saamislugu. Cancani tants ei sündinud loomulikult Moulin Rouge'is, vaid see on hoopis Offenbachi kirjutatud ooper ja selles ooperis tantsitakse siis tantsu, mis oli väga populaarne juba 1830. aastatel töölisklassi rajoonides Pariisis. Ja kusjuures keegi ikkagi ei mäleta, kes esimesena soovitas seeliku hääri hakata üles tõmbama. Võib-olla oli see Celeste Mogador 1850. aastal, sest kui esimest korda ta üle pea tõmbas seeliku, siis meespublik sattus kohe vaimustusse ja see omakorda motiveeris tantsijannasid seda tihemini tegema, eriti kui siis need batistist pitspantaloonid, mis neil jalas olid, need polnud keskelt kinni õmmeldud. Tantsiti Cancani kõikides kabareedes, mitte ainult Moulin Rouge'is ja tantsijannad teenisid mitte vähem eespubliku seast rahatähti dekoltee vahele ja muideks üks väga kuulus tantsijanna avaski pärast oma kabaree. 1860. aastal reastas aga Londonis Charles Morton tantsijannad kõik ühte ritta ja nimetas seda Offenbachi muusika järgi tantsu Prantsuse Cancaniks. Vaatame, kuidas see Prantsuse Cancan täna siis välja näeb. Eriti põnev on teda jälgida, kuidas tantsijad väljusid eelmisel aastal siis 130. sünnipäeva puhul ja andsid superetenduse inimestele, kes olid tulnud neid tervitama Moulin Rouge'i ette. Ja Moulin Rouge'i on ühtlasi kuulsaks maalinud kunstnik Toulouse-Lautrec. Montmartre on selline linnaosa, mis toob õnnetunde südamesse, sellepärast et siin võib jalutada tundide viisi rahulikult, minna Montmartre'i muuseumisse, vaadata, kus kunagi kunstnikud elasid,
tänavamuusikud mängivad, kunstnikud maalivad, inimesed on siin väga sõbralikud ja lahked, siin on palju toredaid kohvikuid ja siin on väga palju mõnusaid kauplusi. Näiteks te võite osta Pariisi ühte paremat ekleeri või te võite osta parimaid juustusorte. Montmartre on väga erinev linnaosa, ehk et üks osa on selline turistide osa, teine on oma elanike osa, kolmas on sisserännanute osa, ehk et Montmartrit hästi tundma õppida, selleks oleks vaja ikkagi natukene rohkem aega ja kindlasti, kui vähegi võimalik on, siis võtke endale giid, kes näitab teile Montmartri põnevaid nurgataguseid. Ärge unustage ära, et see, mida te näete ainult üleval mäe tipus, on ainult jäämäe pealne osa, et tegelikult seal on paljusid tänavasopikesi, kus jalutada ja mõnusaid väikeseid kohvikuid, kus aega veeta, kuulates kas siis kitarrimängu või klaverit ja ikka lauldakse prantsuse šansoone. Tere tulemast Montmartrile, tere tulemast Pariisi. Kõike head teile, aitäh, et kuulasite, vaatasite.